Tere õhtust, ma olen väga kurb, et ma ei saanud teile seda password'i saata, sest ma ei saa aru, kus kohale see koht on nagu kadunud, kus ma eelmine kord sain teile lingi kopeerida, see lihtsalt on kadunud. Ma ei tea, et ma pean natuke suhtlema kellegiga, kes on natuke targem, aga ma hakkan lugema. Nüüd me oleme jõudnud siis afirmatsioonid ehk jaatused. Jaatused sobivad varjatud või kinnistunud mõttemallide muutmiseks. See ei ole viis, kuidas lasta kõigel suurepärasena paista või saavutada ebareaalseid eesmärke. Jaatused aitavad meil lahti saada tundest, et oleme abitud ohvrid, kellel pole mingit lootust. Nad aitavad meil sisemiselt tugevamaks muutuda ning võtta lõplik ja armastavam hoiak. Tavaliselt kipume jaatusi kasutama negatiivselt ja alateadlikult. Me kinnitame endale, et meid ei armastata või et meil pole raha. Me rõhutame oma nõrkusi ja küündimatust öeldes, ma ei oska seda teha või mul pole kunagi piisavalt energiat või lõpuks läheb mul alati midagi viltu. Isegi kui me ütleme, ma ei saa vihaseks, kinnitame me viha olemasolu. Sel moel loome mõtte või käitumismudeli, mis kinnitab seda algset mõtet. Teadlikud jaatused aitavad meil mõtlemist ümber programmeerida, sest anname energiale teise suuna. Selle asemel, et säilitada meeleseisundit, ma tunnen, et mind ei armastata, võime selle ringi pöörata ja luua seisundi. Ma olen ümbritsetud armastusest, mida nii väga vajan. Esialgu võib see tunduda pinnapealsena, sest sa kordad tegelikkuse vastu astumiseks üksnes käibetõdesid. Eriti kui sa ei tunne end hästi ja valu jätkub ükskõik, mida sa ka ette ei võtaks. Sina üksnes usu, et see mõjub, ehkki võtab aega. Liiga kerge on järele anda vanadele mõttemustritele, vajuda enesehaletsuse ja depressiooni mülkasse. Jaatused on nagu redelipulgad, mida mööda saad ülespoole ronida, lähemale tervemõistlikkusele, enda tunnustamisele ja heale tervisele. Sa tegutsed, sa pole enam ohver. Me saame sellest jõudu, kui lausume. Ma viin läbi muutuse. Ma hoolin endast piisavalt, et vaeva näha. Peale selle, et jaatused pakuvad positiivset valikuvõimalust, lasevad nad meil ennast selgema pilguga vaadata. Kui tahad näiteks kaalus alla võtta, võid kasutada järgmist jaatust. Iga päevaga paistab minu sale ja nõtke keha üha paremini välja. Kui kordad seda kogu päeva jooksul, siis teadvustad endale kõiki neid kordi, mil haarad küpsise või šokolaaditüki järele. Sinu tegutsemine paistab silma, sest see ei ole enam kooskõlas käitumisega, mida sa jaatad. Samuti märkad sa, et enesetunne paraneb, sest sa kinnitad ja toetad oma soovi muutuda. Jaatuse loomiseks vali üksainus asi, millele keskenduda. Raske on mõjutada korraga enam kui ühte asja. Jaatus peab olema positiivne lause, näiteks olen Johni suhtes armastav ja leplik. Mitte negatiivne, ma ei vihasta enam Johni peale. Lause peab olema lühike ja konkreetne. Seda tuleb korrata vaikselt ja nii sageli, kui ise soovid. Võid seda teha spontaanselt, iga kord, kui tabad end negatiivselt mõttelt. Võimalik, et meil tuleb kõigepealt saavutada valmisolek oma probleemidest lahti lasta, sest paljud tahavad alateadlikult neist kinni hoida, ehkki ütlevad teadlikult, et annavad need vabaks. See tuleb sellest, et sügavam meie sees on alles negatiivsus, mida on raske ära tunda.
Sel juhul võid alustada jaotusega. Ma olen valmis oma käitumist muutma või ma olen valmis lahti ütlema vajadusest alkoholi või liigsöömise enesehävituslike meeleseisundite järele. Seejärel võid edasi minna jaotusega. Ma olen veatu ja vaba kõigest joovastavast. Enesehävituslikust. Loov visualiseerimine. Loov visualiseerimine on äärmiselt tõhus viis kasutada meelejõudu, kutsumaks kehas esile muutusi. Samamoodi nagu me suutsime muuta käte temperatuuri, võime kasutada visualiseerimist keha tugevdamiseks, konkreetsete kehapiirkondade tervendamiseks, kehaga suhtlemiseks või vaikse ja rahuliku meeleseisundi loomiseks. Kõik meele loodud mõtted ja kujutluspildid mõjutavad keha. Kui näed unes, et sind aetakse taga või rünnatakse või et sa näiteks kukud, hakkab su süda kiiremini lööma. Sa värised, võib-olla hakkad isegi higistama. Kuigi unenägu ei ole reaalsus, vaid üksnes rida mentaalseid kujutluspilte, on füsioloogiline reaktsioon ometi reaalne ja mõõdetav. Meile on väljakutseks kasutada kujutluspilte, saavutamaks tervist ja heaolu. Tähtis on meeles pidada, et visualiseerimine ei ole arstirohi. Visualiseerimine loob kujutluspildid, millele keha reageerib, aga kui me ei usu täielikult nendesse kujutluspiltidesse, siis teine osa meie meelest kahandab visualisatsiooni toimet. Me peame seda tegema kogu südamest ja uskuma sellesse, mitte kahtlema. Kui tegeleme pool tundi iga päev visualiseerimisega ja ülejäänud aja muretseme oma haiguse halvenemise pärast, siis ei saa visualiseerimise toime avalduda. Mure jätab ka varju. Kui kasutame visualiseerimist keha seisundi mõjutamiseks, aitab see meil mõista vastavate kehaosade ehitust ja funktsiooni. Immuunsüsteemi tugevdamiseks ja luumurru paranemiseks, kaasa aitamiseks võib kasutada erinevaid kujutluspilte. Üks mõjutab vaenulikke rakke, teise ülesanne on ühendada. Enne kui alustad, võta endale aega ja mõtle läbi, mis sinu keha selles osas tegelikult toimub ja kuidas on vaja toimida. Samuti on oluline leida just niisugused kujutluspildid, mis sulle mõju avaldavad, mitte midagi sellist, mis tekitab sinus ebamugavust. Kui mu immuunsüsteem metsistus ja ma nägin teda kasvajaid ründamas, siis näis see minu sisikonda üksnes ahtamaks muutvat. Selle asemel, et kasutada immuunsüsteemi stimuleerimiseks agressiivsust ja visualiseerida, kuidas valged alligaatorid, lümfotsüüdid hävitavad riknenud kotletti vähkkasvajat, hakkasin kujutlema armastuse edastamist. Milline kergendus, ma ei stimuleeri enam oma sisemuses vihkamist ega tunne enda pärast hirmu. Teisele patsiendile mõjus eriti hästi immuunrakkude kujutlemine valgete südametena, mis täitusid kõik vähirakud puhta valge armastuse vedelikuga. Sel moel suhtus patsient vähirakkudesse lihtsalt kui isemeelsetesse rakkudesse, kes on armastuse unustanud, mitte aga kui vaenlasesse. Ühes raamatus Rahu, armastus ja tervenemine, milles haigeid rakke nähakse arengu ja toidu allikana. See julgustab meid suhtuma haigusesse kui osasse meist endast, mis on vaja tervikuga liita ja mis tegelikult on kasulik. Hiljuti sundis hambamädanik mind tegelema oma immuunsüsteemiga. Kui ma keskendusin immuunrakkudele, tekkis mul kujutluspilt suurest hulgast tohutust kasvu naistest, suurtest mammadest,
Neid oli igast rassist ja neil kõigil oli seljas lehviv valge kleit. Ründavaid baktereid nägin ma jõhkrate noorte meestena, silmates suuri valgetes rõivastes naisi lainena edasi liikumas, tõmbusid mehed küüru ja langesid põlvili. Pärast seda tulid teismelised koolitüdrukud, kes saatsid värisevad mehed minema. Need kujutluspildid rääkisid palju minu enda tollasest energeetilisest seisundist. Läbisin parajasti faasi, kus arvasin, et suudan kõike ise teha, et olen tugev ja võimeline tegutsema. Tegelikult vajasin ma oskust abi paluda, lasta rohkem oma naiselikel omadustel esile tulla. Mädanik näitas mulle, kui abi palumine peatuma oli jäänud. Kujutluspildid võivad kaasa aidata murdunud luude kokkukasvamisele, arterisulguste avanemisele, haavade paranemisele ja maahaavade rahunemisele. Kõigil neid juhtudel võib kujutleda konkreetset piirkonda ja keskenduda küsimusele, mis liiki tervenemist see piirkond vajab. Sa võid näiteks kujutleda, kuidas puhastad haava vatitupsuga ja õmbled selle kokku. Kujutle, et haav on kinni kasvanud ja nahk paraneb ning arme ei jää. Või keskendu põletikulisele piirkonnale ja visualiseeri, kuidas sa hõõrud seda kohta ravimtaimi ja toimeaineid sisaldava jahutava salviga, leevendades põletikku ning vabastades viha. Kui sul on tõsised lihaspinged, visualiseeri pinges lihaseid, tunneta stressi ja valulikku jäikust ning seejärel lõdvestu. Võib-olla näed oma kujutluses, kuidas hõõrud ennast soojendava, pehmendava salviga või pehmitad lihaseid kuumas auruvannis. Visualiseeri, kuidas su lihased hellitatakse ja silitatakse nii, et pinged hajuvad. Kui sa visualiseerid, et su halvatud jäsemed liiguvad, siis võib liikumine tõepoolest võimalikuks saada. Me võime kasutada visualisatsiooni suhtlemiseks keha erinevate piirkondadega, avastamiseks, mis toimub ja mida üks või teine piirkond vajab. Nii, ma nägin, et mu sooled on kaetud kristallidega. Need olid väga ilusad, kuid tekitasid mulle palju ebamugavust. Kuid kristallides oli tallel tohutu hulk energiat. Ma teadsin, et kristallid sümboliseerivad kõiki minu vanu haiget saamisi ja viha. Kuid siis avastasin, et saan seda energiat vallandada, maandada ja kasutada. Ja see oli mees, kes kannatas ületöötamise ja stressi all. Nüüd tuleb harjutus, proovi ise. Loov visualiseerimine. Leia mugav asend. Sa võid lamada, jalad veidi harkis ja käed külgedel või istuda toolil. Sule silmad, hinga sügavalt ja lõdvestu. Alusta endale oma jalgade teadvustamisest. Seejärel teadvusta järk-järgult kõik kehaosad. Lõdvestu ja hinga igasse piirkonda. Jalgadesse, puusadesse, selga, kõhtu, vahelihasesse, rinnakorvi, kätesse, õlgadesse, kuklasse, pähe. Seejärel jälgi mõne minuti jooksul, kuidas õhk sinu kehas sisse ja välja liigub. Tunneta, kuidas sa iga hingetõmbega järjest rohkem lõdvestud, rahulikumaks ja kergemaks muutud. Et ma arvan, et ma teen sellest pildi ja panen sinna chatti. On inimesi, kes avastavad, et nad ei allu visualiseeritud kujutluspiltidele, küll aga aistingutele, näiteks palava päikesepaiste soojusele või erinevatele helidele. Ühel mehel aitas voolava vee sulina kuulamine lahti saada neerukividest, mis oli kusejuhasse kinni jäänud. Muutuste esilekutsumiseks võib kasutada kõiki tajusid. Visualiseerimine võib tuua ka psüühilise rahu ja tasakaalu seisundi. Ilusa ja rahuliku ümbruse kujutlemine mõjub
mõjutab endorfiine vallandavalt ja me kogeme suuremat hingerahu. Samal ajal alaneb vererõhk ja kaovad pinged. Selles seisundis võime saada kontakti oma sügavate väärtustega nagu kaastunne, andestamisvõime, sisemine jõud ja kartmatus. Kontakt nende omadustega toob need energiat teadvusse. Nagu lõdvestumine ja meditatsiooni, nii ka loova visualiseerimise tõhusus sõltub sellega tegelemise korrapärasusest. Eelistatavalt kord päevas umbes pool tundi, võib ka kauem ja sagedamini, kui ise soovid. Kui tahad, pane saateks mängima mahemuusika. Hoolitse selle eest, et sind ei tulda segama. Sa võid lamada või istuda. Lõdvesta end mõne minuti jooksul, jälgides, kuidas õhk kehas sisse ja välja voolab ning tunneta, kuidas kogu su olemus lõdvestub. Seejärel loo ükskõik milline kujutluspilt, mis sulle mõjub, olenevalt sellest, millist piirkonda sa tahad tervendada. Või kasuta visualiseerimist sisemise rahu ja tasakaalu loomiseks. Nii, teadlik sisemine lõdvestus. Sügav lõdvestus on tervenemiseks oluline, olgu mis meie haavad sisemised või välised. Kui oleme pinges ja närvilised, okkalised, ärritunud, mures, hirmul, siis on kehal ja meelel väga raske terveks saada. Me peame oma elus lõdvestamiseks ruumi tegema, võtma endale aega, mil me ei lõdvestu üksnes pinnapealselt, sirutades jalad välja ja vaadates telerit, vaid vabastame teadlikult sisemise stressikihid. Senikaua, kui meis on psüühiline pinge, on pinges ka lihased. Kui teeme üheti ringi või vaatame mõnd filmi, võib see koheselt meie stressi leevendada, kuid kauakestev tulemus nõuab suuremat pingutust. Sügava lõdvestuse sooritamine vabastab vähehaaval kõik sisemised sõlmepuntrad ja võimaldab meil minna sügavamale iseendasse, et saada kontakti oma terve mõistuse ja meelerahuga. See asetab kõik tagasi oma kohale. Lõdvestumine rahustab närvilisust, südame kloppimist, muudab une sügavamaks, tugevdab immuunsüsteemi, vabastab lihaspinged, alandab kolesterooli taset ja parandab vereringet. See leevendab ka vaimset ja emotsionaalset stressi, depressiooni ja ärevust, suurendades seega meie sisemist jõudu ja tugevdades vastupanuvõimet. Sellest saavad kasu sinu olemusel kõik osad. See on lõdvestusreaktsioon, mis on vastupidine eespool kirjutatud stressireaktsiooniga. Ja nüüd on jällegi järeleproovimise asi, teadlik sisemine lõdvestus. Selle kohta ma teen ka pildi, et ma panen siis 2 pilti nagu sisse. Ja loen siit edasi. Seda palju kiidetud tehnikat nimetatakse teadlikuks sisemiseks lõdvestuseks. Selle aluseks on muistne joogasüsteem ning seda on sooritatud ja testitud juba aastasadu. See harjutus tekitab sisemise lõdvestunud seisundi ning selle korrapärane sooritamine mõjutab kogu meie elu. Kui me pole iseendaga rahul, siis koormame selle stressiseisundiga kogu oma ärevuse, pettumuse ja pahameelega. Inimesi enda ümber tekitades rohkem kannatust, segadust, emotsionaalset kaost. Lõdvestunud seisundis on meil isegi eluohtliku haigusega kergem toime tulla, sest me ei ole selle tõttu pinges. Etteheited, süüdistused taanduvad ning me aktsepteerime end sellisena, nagu oleme. Sa võid seda harjutust sooritada vaid paar minutit, mõned korrad päevas. Samuti võid tegeleda sellega poole tunni kaupa, kas kord päevas või mõne päeva tagant. Oluline on aja hulk ja seetõttu ka järjekindlus, mida sagedamini sa suudad laskuda
lõdvestuse sügavamatele tasanditele, seda rohkem muutub see harjutus osaks sinu olemusest ja seda vähem ohustab sind stress. Võib-olla eelistad seda harjutust sooritada üksi, võib-olla koos partneri või sõbraga. Kui teed harjutus üks kord päevas, siis vali aeg, mil tunned end kõige erksamana ja veendu, et sind harjutuse sooritamisel ei segataks. Proovi sooritada harjutust erinevatel aegadel ja leia enda jaoks sobivam. Mida iganes sa ka teed, ära hinda oma edukust lõdvestumisel. Harjutusest pole kasu, kui sa ei suuda seda sooritada lõdvestudes, vaid lihtsalt lamad, mõtted peas tiirlemas või hoopis magad. Kõige hea saavutamine nõuab aega. Anna endale see vajalik aeg, ole leebe ja kannatlik. See tehnika pole uute pingete tekitamiseks. Nii, aga ma jätan siin pooleli. Järgmine on meditatsioon ja ma teen siis 2 pilti. Üks on siis see teadlik sisemine lõdvestus ja loov visualiseerimine. Ma teen nendest pildid ja siis panen sinna chati ülesse. Aga järgmise korrani. Et ma arvan, et see on neljapäeval, et homme ma olen tööle. Ilusat õhtut!